Tere tulemast kuulama podcasti Müüdid ja muinasjutud. Mina olen Helina Välb ning viin teid igal reedel erinevatesse maailma paikadesse, et tuua teieni sealseid muinasjutte, legende ja müüte. Head kuulamist! Täna jutustan sulle muistendeid Hiina kollase jõe jumalatest. Tulevad väga erineva pikkusega, kuid küllaltki sarnase sisuga lood jutustamisele ja kõik need siis keerlevad ümber kollase jõe ja tolle jumalate. Kollane jõgi ehk hiina keeles või mandariini keeles siis Huanghe on Hiina suuruselt pikkuselt teine jõgi. Maailmas on tegu pikkuselt 6. jõega, mille kilometraaž on siis umbes 5500 kilomeetrit. Kollane jõgi või siis Huanghe on tegelikult ka Hiina tsivilisatsiooni hälliks, et seal see vana Hiina alguse saigi. Ning selle tõttu on sealt ka väga paljud sellised müüdid ja muinasjutud pärit ja just tiirlevad ümber kollase jõe. Ning üldse hästi tavaline on see, et Hiina mütoloogias igasugused veekogud on hästi populaarsed. Kollase jõe puhul aga on usutud, et see tuli otse justkui kuskilt taevast või linnuteest sai alguse. Ning et see on, seda on peetud selliseks oluliseks jõeks ja lausa öeldud, et teda võib pidada selliseks emajõeks või jõgede emaks. Täna sa kuuledki siis, et milline see elu nendes kollase jõe äärsetes külades oli, mida need inimesed uskusid, kuidas nende jumalatega, nende jõe jumalate ja jõe valitsejatega siis rahu hoiti ning mida tehti, kui see rahu oli häiritud. Hiina muinasjutud on üldse selline hästi suur varalaegas, ääretult, otsatult palju on lugusid erinevate loodusnähtuste, üldse looduse kohta. Väga erinevad lood on, et raamatukogudes on väga palju tegelikult Hiina muinasjuttude raamatuid, muistendite raamatuid ja tegelikult ka väga suur valik on olemas internetis, et kellel on huvi, see kindlasti leiab enda jaoks midagi põnevat. Loodan, et tänased lood on sinu jaoks ka uus kuulamine, et sa pole neid varem vast kuulnud, lugenud ja saad mõelda, kuidas need, võib-olla kuidas on meie Eesti mütoloogia, veega seotud mütoloogia, kas ja kui palju ta erineb sellest Hiina omast, et siin on selline väikene mõtlemise koht sulle, kui tänane osa läbi saab. Loodan, et sa naudid seda tänast kuulamist ja kohtume juba mitte rohkem kui 2 nädala pärast. Mõnusat kuulamist! Kollase jõe jumalate nimi on Tai Wang. Paljude sadade aastate jooksul jõevalvurid jutustasid, et jõe laines ilmuvad igat liiki imeloomi, mõnikord lohede kujul, teinekord veiste ja hobuste kujul ja iga kord, kui ilmub sarnane olevus, järgneb sellele suur veeuputus. Siis heiteti pikki jõge templeid. Ülemaid jõevaime austatakse kuningaina, alamaid pealikuina ja vast ei möödu päevagi, kus nende auks ei ohverdata ja korraldata etendusi. Iga kord, kui õnnestub sulgeda kaitsetammi tekkinud avaust, läkitab kuningas ametnikke ohvrite ja 10 kangi Tiibeti viirukiga. See viiruk põletatakse templi õuel väga suures ohvrikatlas ja jõevalvurid ja nende alamad lähevad kõik templisse tänama jumalaid nende abi eest. Need jõejumalad on nimelt eelmiste valitsejate ustavad ja õiglased teenrid, kes surid jõe kaitsevalli ehitamisel. Pärast surma nende vaimud said aga jõekuningaiks.
Nende lihalik keha sarnaneb oravaile, ussidele ja konnadele. Kõige võimsam jõekuningaist on kuldne lohekuningas. Tema ilmub sageli väikese kuldussi kujul, 4-nurgelise peaga, madala otsmikuga ja punaste täppidega pealpool silmi. Ta saab ennast soovikohaselt muuta suureks ja väikeseks ja tekitada jões mõõna ja tõusu. Ta ilmub ja kaob nägematult. Ta elab Keisri kanali ja Kollase jõe suudes. Peale tema on olemas veel palju jõekuningaid ja pealikuid, kellest igaühel on oma kindel koht. Kõik Kollase jõe laevnikud omavad täieliku nimistu, milles on üksikasjalikult kirjeldatud jõejumalate elu ja teod. Ühte jõejumalaist nimetatakse lastiladujaks. 200 aasta eest Kollane jõgi murdis kaitsevallist läbi ja iga kord, kui jõuti avause täitmisega pea lõpule, tungis vesi jälle uuesti läbi. Jõevalvur astus templisse palvetama. Öösel nägi ta und. Ta kuulis häält, mis lausus. Lastiladuja tulgu, alles siis õnnestub. See on keegi 13-aastane poiss. Kui valvur ärkas, imestas ta väga selle unenäo üle. Ühel päeval ta läks jälle vaatlema töid tammil. Õhtul ta pöördus tagasi. Siis kuulis äkki kedagi naist hüüdvat. Lastiladuja, tule! Valvur kuulas järele ja sai teada, et nõnda nimetatakse üht vaest poisikest, keda ema oli kutsunud õhtusöögile. Ta ostis poisi tema vanemalt 30 loodi hõbeda eest ja järgmisel päeval võeti poiss kaasa jõele. Ta visati vette ja 1000 töölised puistasid otse kohe mulda talle peale. Silmapilk sulgus avatammis ja vaikis neel. Aga siis nähti kesk jõge kerkivat määratu suurt kätt, mis oli vist küll paar sülda pikk. Tööliste hulk kisendas hirmus. Jõevalvur ja tema ametnikud laskusid põlvili ja palvetasid. Pärast seda nimetati poiss jõejumalaks. 100 aasta eest tungis jälle Kollane jõgi tammist läbi. Jõevalvurilt võeti tema seisuse nööp ja teda sunniti parandama tammi, kuid avaust ei saanud ega saanud kinni. Valvur oli ustav ning aus ja valvas tööd öid ja päevi. Alati, kui jõuti juba viimase avause kinnipuistamisele, varises tamm uuesti ja vesi voolas jälle välja. Kangestunult ja liikumatult seisis ametnik seal kõrval. Tema teenrid talutasid ta kättpidi koju. Oli saabunud õhtu ja jõetöölised olid läinud laiali. Siis jõevalvur hiilis salaja majast välja ja viskus vette. Tema teenrid ruttasid talle järele, kuid ei saanud teda enam kätte. Järgmisel päeval aga sulgus tammimurd. Hiljem valitsus hindas seda tegu ja valvur määrati Kollase jõe pealikuks. Jõevaimud armastavad etendusi. Iga templi vastu on püstitatud lava. Võlvistikus seisab jõekuninga vaimude tahvel, selle ees altaril väike, puhta liivaga täidetud kuld lakkaus. Kui sellest silmatakse ussikest, siis viibib seal jõekuningas. Preestrid löövad siis kella ja põristavad vasktrummi ja loevad pühadest raamatutest. Sellest teatakse otsekohe ametnikule ja tema tellib näitetrupi. Enne etenduse algust astuvad näitlejad templisse, painutavad üht põlve ja paluvad kuningat määrata mängu. Siis Jumal valib ühe ja viipab sellele peaga. Muide, ta kirjutab ka sabaga märke liivale. Näitlejad alustavad siis kohe soovitud tükiga. Ta ei hooli inimeste õnnest ega õnnetusest. Ta tuleb äkki ja kaob äkki, nii nagu see talle parasjagu meeldib. Elas kord talunik, see tõttas oma käruga turule. Äkki ilmus jõekuningas taluniku õlgkaabule, ilma et see oleks teda märganudki. Inimesed, kes kohtasid teda teel, hüüdsid teda ja kummardasid Jumalat. Siis viidi õlgkaabu templisse ja korraldati etendus. Kollase jõe välis- ja sisetammi vahel on palju asundusi. Sageli juhtub, et vesi tõuseb sisetammide ääreni. Müürina kerkib ta. Nähes seda rahvast tavaliselt siis põlvitab kiiresti, põletab viirukit ja tõotab vee jumalale korraldada etendust. Seepeale tavaliselt vesi alaneb ja lausutakse, et jõe jumal nõuab jälle etendust. Selles ümbruses aga asub ka küla, kus elas kord rikas mees. Ta ehitas vee kaitseks ringi ümber küla, 20 jala kõrguse kivist müüri. Ta ei uskunud veevaime, vaid usaldas kindlat müüri ja oli täiesti muretu. Ühel õhtul äkki tõusis kollane vesi ja seisis loodis küla ees. Rikas käskis põmmutada kahuritega vett. Siis vesi tõusis metsikult ja ümbritses müüri selle tippude avausteni. Vesi mühises ja kohises ja oli valmis tungima üle müüri. Tervet küla valdas suur hirm.
Rikas mees tiriti siis sinna ja ta pidi põlvitama ning paluma andestust. Tõotati korraldada etendust, miski ei aidanud. Tõotati jõe jumalale püstitada tempel keset küla ja korrapäraselt korraldada etendusi, siis vesi alanes pikkamööda ja tõmbus tagasi. Külv küla ees polnud kannatanud veest, vaid väetatuna kollasest mudast andis 2-kordse saagi. Keegi õpetlane sammus kord koos sõbraga üle nurme oma sugulasi külastama. Nad jõudsid ühe jõe jumala templi juurde, milles parajasti korraldati uut vaatemängu. Nad astusid templi õuele, seal silmasid 2 esisambal 2 rohelist ussi, kes olid põimunud sammaste ümber ja sirutasid päid, nagu vaatleksid nad etendust. Templi sammaskäigus seisis altar liivakausiga. Selles lamas aga kuldkehaline ussikene, rohelise pea ja punaste täppidega otsmikul. Tema kael oli õieli ja tema silmad sätendavad olid liikumatult pööratud lavale. Sõber kummardus ja õpetlane tegi seda sama. Siis küsis ta oma sõbralt tasa. Kuidas kutsutakse neid 3 jõe jumalat? See templis on kuldne lohe kuningas. Mõlemad sammastel on pealikud. Nad ei julge istuda kuningaga koos templis. Õpetlane imestas väga selle peale ja mõtles salaja oma südames. Missugune tillukene ussike, kuis võiks tema omada jumalate jõudu. Ta peaks enne toestama oma võimu, alles siis austandada. Ta ei suutnudki veel väljendada seda salajast mõtet, kui äkki nägi, kuidas ussike kausis sirutas pea üle altari. Altari ees põles 2 hiigelküünalt. Need olid üle 10 naela rasked ja väikeste puude jämedused. Uss sirutas pea küünla tulle. Leek oli küll tolli laiune ja põles punaselt, kuid korraga muutus ta siniseks ning jagunes 2 keeleks. Küünal oli nii ilmatu suur ja leek nii tuline, et isegi vask ja raud oleks sulanud selles, aga ussil ei teinud see midagi. Siis ronis uss viiruki katlasse. See oli rauast nii suur, et seda sai ümber haarata 2 käega. Kaas kujutas augulises väljatöötluses loheornamenti. Uss ronis läbi kaane aukude sinna ja põimus neist kõikidest läbi nii, et kaas näis kuldniidist tikandusena. Selleks ta oli end venitanud küll mitme tosina jala pikkuseks. Siis sirutas ta oma pead ja vaatles etendust. Õpetlane ehmus, kummardas 2 korda ja palvetas. Suur kuningas, sa nägid vaeva minu pärast, ma austan sind südamest. Vaevalt oli ta lausunud need sõnad, kui ussike lamas jälle kausis ja oli sama väike nagu ennist. Kord pühitseti templis jõe jumala sünnipäeva. Sünnipäevaks kingiti jumalale näidend. Pealt vaatajad seisid tiheda müürina. Siis tuli maalt keegi lihtne talunik ja ütles valjusti. See on ometi üsna tilluke uss, on suur lollus austada teda kuningana. Aga enne kui ta lõpetas, lendas uss templist välja. Ta kasvas ja kasvas ning põimus 3 korda ümber näitelava. Ta oli paks nagu pang ja tema pea sarnanes lohele. Silmad sätendasid nagu kuldlambid ja keelega sülitas ta punast leeki. Ta sirutus ja kiskus end uuesti kokku. Siis värises näitelava ning näis nagu variseks too kokku. Näitlejad katkestasid muusika ja põlvitasid palvetades lavale. Rahva hulka valdas õudus ja nad kummardasid maani. Siis tulid mõned vaesemad, need tõukasid taluniku pikali ja piitsutasid ning peksid ta poolsurnuks. Siis põlvitas viimane ussi ette ja palvetas tema poole. Tõusis mühin, nagu oleks korraldatud ilutulestikku. See kestis üsna kaua. Siis aga uss kadus. Aitäh, et kuulasid podcasti Müüdid ja muinasjutud. Kohtume juba järgmisel reedel. Kuulmiseni!